Tere! Vaatame siis sügavamalt sisse lobisti igapäevatöösse ja selle ametiga käib siiamaani tegelikult kaasas palju sellist salapära ja ka eelarvamusi, aga tundub, et ega ilma lobistita tänapäeva maailmas ka enam hakkama ei saa. Ning mina olen Elo Mõttus-Lepik ja minu vestluspartneriks on ligi 10-aastase lobisti tööstaažiga Randel Länts. Tere! Tere! No milles see lobisti töö siis seisneb? Ennekõike selles, et me soovime mõjutada otsuseid. See on meie töö tuum. Aga tegelikult see koosneb erinevatest osadest. Kõige tähtsam on selle juures mõista protsessi, kuidas mingisugune otsus sünnib, kus koha peal on need mõjutamisvõimalused. Teiseks on hästi oluline see, et on inimesed, kellega seda koos teha. Mitte ainult siis kolleegid, vaid suhtlusvõrgustik, networking siis peene sõnaga, eks ole, mis omakorda põhineb usaldusel. Ja kolmandaks on siis kõik need muu ümberringi toimetavad ametid. Oleks selleks siis ajakirjandus, on selleks ametnikud, on selleks poliitikud, kes iganes, et on selline kompleks. Kas lobist on siis nagu selline eraldi amet, milleks saab ka kusagil õppida või on see pigem nagu mingisuguse muu töö kõrvalosa, et sellega tegelevad näiteks kommunikatsioonijuhid, juristid? Kuidas see käib? No õppida seda ei saa, et me üritame siin seda tühimikku täita EBS-is, aga tegelikult on see ikkagi oma varasema kogemuse, oma tööülesannete siis suunamine millegi suunas, veel kord, eks ole, see on siis otsuse mõjutamise suunas. Ja selles mõttes on sul muidugi õigus, et lobist on nii jurist, mingite esindusorganisatsioonide juhid, minu pärast kas või näiteks Eesti Looduse Fond on lobiorganisatsioon, et kui me vaatame katusorganisatsioone. Ajakirjandust ma päris sinna ei tahaks nagu panna, neil on kindlasti oma mõju ja roll, aga nende see nii-öelda siis esma motiiv on midagi muud, eks ole. Ja kui me vaatame nagu lobiste, siis võib ju naljaga pooleks öelda, et need on need inimesed, kes poliitikas on läbi kukkunud, et siis nad teevad lobitööd, et saavad poliitikast aru, aga valituks ei osutu kunagi. Aga kontaktid on väga head. Ja kontaktid on väga head, eks ole, kontaktid on loodud. Jah, just sellepärast, et tegelikult arvataksegi, et üks olulisemaid asju ongi lobisti töös kontaktid, ehk et sul peab olema see võrgustik, kellega suhelda ja uksed on ju alati kõige paremini valla siis, kui sul on head kontaktid ees. Jah, see on hästi lihtne öelda, selles mõttes, et kontakti luua tõenäoliselt on lihtne. Kontakti hoida, et see on see raskem pool. Ja see teebki selle meie töö võib-olla ka eriliseks, et muidugi, ma arvan, et mul on telefonis mingi üle 2000 telefoninumbri. Kõigile ma võin helistada, ma arvan, et inimesed teavad, kes ma olen. Aga küsimus on see, et miks ta peaks mind kuulama. Ja sinna siis tekibki see, et esimene küsimus on usaldus, teine küsimus on see, et kui ma inimestega suhtlen, siis mida ma neile pakun. Selles mõttes loomulikult legaalsetes piirides, eks ole. Et minu eesmärk on neid ju veenda ja minu eesmärk on neile ka pakkuda mingisugust võimalust ise särada, et see on enne kõike ju poliitikutele võib-olla siis oluline. Aga räägime siis selle ka konkreetselt ära, et kes need nemad on, et keda siis lobistatakse nii-öelda, et kas need on siis need inimesed, kes on näiteks võimul, ehk et kõik võimalikud poliitikud, ametiisikud, ma ei tea, kohaliku omavalitsuse töötajad, ministeeriumi töötajad või kes on nagu see, keda lobistatakse? Jah, riiki laiemalt selles mõttes, et alustame ikkagi kõigepealt sellest, et kus koha peal hakkab üks eelnõu liikuma. Liikuma hakkab ta ametnike laudadelt. Ja see on esimene koht tegelikult. Kui on head suhted ja reeglina ka ministeeriumid või siis ka omavalitsus, kui nad teevad selliseid suuremaid regulatiivseid muudatusi, teevad kaasamiskoosolekuid. Ja see on see nagu parim koht tegelikult, kus oma ideid rääkida. Loomulikult alati kõik ideed, mida kas siis ettevõtte või mingisugune esindusorganisatsioon räägib, ei pruugi minna ju 100% sisse, oleks väga imelik, kui läheks. Ja teine koht ongi siis see poliitiline pool. Ja seal on nüüd omakorda 2 tasandit, et üks on see täpselt, mis ütlesid, need, kes on võimul, ehk siis valitsus või koalitsioon, või ütleme siis ministrid laiemalt, et kuidas valitsuskabinetis seda arutatakse, kas arutatakse, võib-olla võetakse üldse teema maha.
ja siis edasi on Riigikogu, aga noh, Riigikogu on selles mõttes selline metsik lääs, et seal on nii koalitsiooni kui opositsiooni, kui vaja midagi läbi suruda, siis on selgelt vaja, eks ole, koalitsiooni, kui on vaja midagi põhja lasta, siis on vaja opositsiooni, et noh, see on selline hästi lihtne, aga noh, tavaliselt Riigikogu on väga mitmepalgeline. Jaa, väga mitmepalgeline ja tegelikult poliitikud ja me oleme ju kõik väga aatelised ja nii edasi, aga ikkagi nad teevad neid otsuseid lähtuvalt enda punkt 1 maailmavaatest ja teiseks see, et mis sobib nende valijatele. Ja see ei pruugi sobida jälle siis noh, teie kliendile näiteks, kui te töötate lobistina ja siis selgub, et oi, et midagi väga hullu on juhtumas, mingi eelnõu on käimas, mis teie ettevõttele teeb palju kurja, et mis hetkel ja kuidas siis see lobist läheneb nendele poliitikutele? No ma alustaks sellest, et kui me läheneme poliitikutele, siis meil peab olema kõigepealt endal olema paigas argumentatsioon, et mida me räägime. Ja see argumentatsioon peab olema, see ei tohi olla niimoodi, et ma ühele poliitikule räägin nii-öelda valget ja teisele poliitikule räägin musta, et noh, nii ta ei saa olla, selleks, et see väga lühike tee ja siis me jääme kohe vahele. Aga selge on see, et on olemas mingites küsimustes poliitilised jõud, kes on poolt ja kes on vastu. Need võivad olla väga erinevad sõltuvalt küsimusest. Et pigem ongi see, et otsida liitlasi, kaardistada need inimesed, kes on nii poolt kui vastu, aeg-ajalt ei ole mõtet nende vastuolijatega üldse tegeledagi, et tuleb siis veenda lihtsalt neid, kes on poolt ja tuleb oma argumentatsiooni ka kohandada, et veel kord, et mitte minna valetama, mitte minna rääkima risti vastupidist juttu, aga kohandada vastavalt sellele, see on väga õige, eks ole, poliitikutel on oma maailmavaade ja neid motiveerib enne kõike see, et nad tahaksid ju olla tagasi valitud. Ja see valijate reflektsioon või siis valijate seisukoht mingites küsimustes või siis poliitiku enda ootus, et valijad arvavad nii ja see võiks olla valijatel väga hea, see on kindlasti läbiv jõud seal. Ehk et see peab olema nagu natuke selline win-win olukord mõlemale poolele, kui minna ka oma argumentidega sinna vestlema. Just, eriti siis, kui otsida tuge mingitele asjadele, et noh, muidugi ega siis alati ei saa win-win teha, et kui sul on ikkagi risti vastupidised seisukohad, siis noh, keegi on siis win ja keegi on lose, eks ole, et siis poliitikud kaotavad või siis kaotab, eks ole, ettevõte või sektor. Sest noh, eks neid juhtumeid on ju päris palju, kus poliitikud tulge, kuulevad ära ja lähevad ikka oma rida edasi. Kuidas seda vältida? Neid juhtumeid on väga suures enamuses, peaks tunnistama. Et ma täna hommikulgi tegelesin enne stuudiosse tulemist kaasusega, kus küsisin, kuidas siis eile läks, et kuulati ära ja öeldi, et väga tore. Mis siis teha? Mida siis lobist teeb? No siis see oli õnneks valitsuse tasand, et me nüüd jõuame Riigikogusse. Et vaatame, mis siis Riigikogus on võimalik äkki midagi muuta. Tegelikult üks teema ongi siin ka see ajastatus, et väga sageli me ju kuuleme selliseid jutte ka, et kuskil meedias jälle räägitakse, et vot tehti selline otsus, meid see puudutab, me ei teadnud sellest mitte midagi, nüüd on otsused langenud ja noh, meie elu läheb väga halvaks, et kuidas nagu seda olukorda siis vältida, et juba ei ole hilja, otsused on vastu võetud, aga siin sa ei kuulnudki sellest. No esimene asi selle juures on see, et tuleb mõista seda, et kuidas need otsused, mis on see otsuse nii-öelda dünaamika, eks ole, kus need sünnivad ja kuidas nad sünnivad ja mis on need kohad, kus saab mõjutada. Teiseks on see, et reeglina ettevõtetel on kontaktid oma vastavate siis ministeeriumi ametnikega või kes iganes nende teemasid puudutavad. Ja sealt tavaliselt ikkagi see info liigub ja liigub, mitte see, et ta kuskilt tilgub või lekib, ei, et ongi tegelikult ametlikud sellised suhtluskanalid, eks ole, saab küsida ja reeglina ametnikud väga viisakalt ka ilusti vastavad. Aga kas ametnikud ise ka pöörduvad, ütlevad, meil on nüüd selline eelnõu tulemas, mis te sellest arvate, et kui palju sellist nagu kaasamist üldse on? No kaasamine peaks olema tegelikult kohustuslik osa igas seaduseelnõu väljatöötamisel. Küsitaksegi osapooltelt, sektorilt, kes iganes on puudutatuna ja on ka sellised kaasamisringid, et kas nad on siis see, et esitage meile palun arvamusi on ja kirjalikult ja siis on ka kaasamiskoosolekud, et neid reeglina tehakse nii ministeeriumi tasandil kui ka tegelikult Riigikogu komisjonide tasanditel, et see on jällegi see küsimus. Aga ikkagi oluline on teada seda, et või teada või pigem ikkagi mõista seda, et kuidas või millal midagi torusse tuleb, eks ole, et me igapäevaselt peaks ettevõtte või sektori jälgima seda, mis tema valdkonnas toimub ja reeglina seda ka tehakse. Lobistid ka jälgivad, aga ütleme nii, et meie oleme ikkagi selles mõttes natukene nagu
ma ütlen, sellised teise instantsi infosaajad võib-olla, eks ole, et ettevõttel tuleb see info esimesena ikka kätte ja tavaliselt see on ka niiviisi, et siis nad küsivad, et kuule, meil tuleb selline asi, et kuidas me nüüd sellesse läheneme, et see on see koht, kus meie sekkume tavaliselt. Ja siis peakski võtma nagu teiega ühendust selles etapis, kui ametnikud pöörduvad nende poole? No kõige soovitama on muidugi luua pikaajalisi suhteid ka lobistidega, eks ole, ettevõtete poole pealt, et ega neid teemasid ei ole ju ainult üks, on ju. Et kui tavaliselt juhtub see, et üks teema tuleb, siis on täpselt see juhtubki, et on liiga hilja, on ju. Et Riigikogus tuleb 3. lugemine, siis küsitakse, et mis ma nüüd teen, siis ei teegi enam mitte midagi, siis ongi läinud. Et jah, aga põhimõtteliselt küll, et mida varem me saame alustada, seda parem ja mida rohkem on ettevõte oma valdkondlike regulatsioonidega kursis ja sealhulgas mitte ainult siis Eesti, eks ole, Euroopa poliitika ka, seda parem. Millal on juba lootusetult hilja? No 3. lugemine on lootusetult hilja, eks ole. Jah, ega siis muud võimalused ju alati tegelikult säilivad, et ma mäletan kunagi üldse mitte oma lobistikarjäärist, kus mul üks ettevõtte ütles, et aga proovime niiviisi, proovime naavisi, proovime kolmandat moodi. Ma ütlesin, ei, kuule, tupik, mitte midagi ei tule välja. No tegelikult lõpuks tuli. Aga mulle meeldis pigem see tema vaade selles, et me enne ei jäta, kui kõik võimalused on ammendunud. Ja lõpuks on ju see, et triviaalne tarkus, et kahetseda saab seda, mida ma ei teinud, ja mitte seda, mida ma tegin. Aga kui paljud oma töös tajute ka näiteks seda, et poliitikud on kuidagi ära hirmutatud, et nad kardavad lobiste või selliseid huvigruppide esindajaid, et mine sa tea, et võib-olla pärast öeldakse, et ma olen kuidagi, ma ei tea, mõne huvigrupi poolt ära tinistatud või nii nagu me meedias ka väga sageli kuuleme, et kuidas nagu seda imidžit mitte tekitada? Kõigepealt võib-olla alustuseks see, et lobi ja oma huvide ees seismine on täiesti loomulik osa demokraatlikust protsessist, et me ka kodanikena seisame ju oma õiguste ja huvide eest. Et see on nagu üks ja minu meelest see on meil suhteliselt ikkagi aksepteeritud tava juba. Teiseks on see, et näiteks valitsuse tasandil, ma pean siin silmas ministreid ja ministeeriumi ametnikke, nende jaoks neil on olemas ka selline kohtumiste register, eks ole, et kus kohtuti lobistidega, see on kõik avalik ja seda kõike on näha. Riigikogus seda ei ole, aga see on nende valik. Kas nad on ära hirmutatud või ära tinistatud, eks see ära hirmutamine ja tinistamine ja ega need ajakirjanduslikud lood ju ka ei sünni niisama põhjuseta, et seda siis kas see on põhjust või siis on keegi seda vastaspoole initseerinud, eks ole, et me tihtipeale ka nagu põrkame selle vastu, aga seal seda ma arvan, seda kohtumise hirmu ei ole, küll on otsustamise hirm, mis võib tekkida. Sest võtame näiteks selle sama hasartmängumaksu eelnõu juhtumi, mis nagu algusest peale kuidagi oli vale ja halva maiguga ja siis läks asi nagu lõplikult võssa muidugi, aga juba enne oli kuidagi selline mulje, et keegi on ära tinistatud, et see seal ka need partnerid võimuliidust tundsid, et nad on kuidagi survestatud või et kuidas nagu sellist asja vältida, et kas mis seal valesti läks või? Valealged on seal tõenäoliselt väga sügavad kuskil mujal, eks ole, et küsimus selles, et kuidas me oma kultuuri ja sporti rahastame ja kas midagi oleks, kas kellelgi on mingisugune soov midagi teisiti teha, eks antud juhul, eks ole see, et kas meil oleks Tartus vaja ühte halli juurde või ei ole, kui nii hästi prostalt öelda, eks ole. Ja Tartus valitud saadik, on ju. Aga pigem on seal see, et seda asja tehti kiirustades, see ajafaktor on seal kindlasti üks asi. Aga see tinistamise ja see pool, jällegi, see on paljuski kommunikatsiooni taga, et kui mina ajaksin mingisugust sellist asja, ma teeksin seda võimalikult avalikult, selles mõttes avalikult kaasates. Jah, ma tean, et see on pikk tee, aga sellega ma tegelikult ka väldin sellist rünnakute laviini iseenda vastu, et selliseid näiteid on ju tegelikult palju veel, et kus arvatakse, et ahaa, ma teda tean, eks ole, ma räägin temaga selle jutu ära ja ta teeb mulle selle asja ära ja ta lubab ka, et ta teeb selle asja ära. Tavaliselt nii ei juhtu, on ju. Ja see tekitabki siis seda frustratsiooni esiteks kliendist, teiseks vastaspooles, eks ole, kes ütleb, et ahaa, ja poliitikud näevad ju seal alati mingit võimalust kellelegi kõrri kaerata enne kõike siis sellele teise partei poliitikule, on ju. Ja need on, ma arvan, need niisugused nagu juurpõhjused seal.
ma ei usugi, et seal ei pruugi olla alati pahatahtlikkust, tihtipeale ei olegi. Sest poliitikud ise ka tegelikult aeg-ajalt nagu ründavad üksteist sellega, et et vaat siin on ikkagi huvigruppide surve olnud teile väga suur ja nii edasi, et justkui nagu pannakse sellele mingisugune selline kehv maik juurde, et kui te nagu tooksite välja, et mis need müüdid siis on, mis tuleks nagu kindlasti siinkohal ära summutada, et need on ainult müüdid ja see ei ole tegelikkus. No kõige suurem müüt on see, mis on tingitud tõenäoliselt teadmatusest, et lobi on kilekoti täis raha, mida ta enam ei ole, mida pole kunagi olnud, eks ole. Lihtsalt meie varasem praktika varasematel vabariigi aastatel oli teistsugune, kus tõenäoliselt ostetegi seadused raha eest, eks ole. Aga lobi on just vastupidine sellele, et meie ju ajame neid asju avalikult. Loomulikult, jah. See, et me ei räägi ajakirjandusele, kuidas me mingit asju teeme, ei tähenda seda, et meie tegevus ei ole avalik. Ja selline müstikaloor on alati ümber selleks, et keegi ju ei saa aru, mida me teeme. Et tundub, et ajame sooja õhku ja meelitame, moosime poliitikuid, mis on juba iseenesest, poliitika ja nende moosimine on juba iseenesest niisugune toksiline kombo, on ju. Et need on need põhjused. Huvitav on see, et osad ettevõtted nagu nad kuidagi lendlevad kohe, et nendel läheb hästi, nad on pildis, nende eelnõudega läheb hästi. Mida nad õigesti teevad? Jällegi võib-olla kaks asja, et üks on see, et on selline pikaajaline pühendunud usalduslik töö ja teine on see, et kübeke õnne ka, et see käib alati asja juurde. Aga veel kord, et jällegi, et kui ühel ettevõttel tundub, et tal läheb nagu väga hästi ja ta on sellisel laineharjal oma lobiteemadega, siis see võib väga kiiresti pöörduda ümber selleks, et tavaliselt need laineharjal sõitjad on ikkagi hästi kitsalt ühe erakonna või ühe mingisuguse maailmavaatega seotud. Kuidas te hindate? Te ütlesite, et Riigikogus praegu ei ole nagu registreeritud neid kohtumisi sellisel kujul. Peaks need olema registreeritud, sest on ka ju riike, kus on lausa selline lobistide nimekiri, et ainult nemad võivadki käia ja suhelda võimuesindajatega ja ütleme niimoodi, mees metsast ei saagi tulla, sest see on kohe kriminaalkuritegu. Et kuidas nüüd teie näete, et kas Eestis võiks ka reguleerida seda paremini, sellega ka kaasneksid, et võib-olla need sellised müüdid ja kõikvõimalikud kahtlased mõtted selle lobismiga seoses kaoksid? Alustuseks see, et see on nagu Riigikogu enda otsus, eks ole, kuidas nad seda tahavad teha. Meie kindlasti ei ole vastu ja nii palju, kui me oleme mingites töögruppides osalenud, need on varem on neid olnud, kus küsitakse meie arvamust, et loomulikult, kui me lähme kellegi juurde klienti esindama, siis esimene lause sisuliselt on see, et ma esindan seda klienti ja meie agenda on see. Soovime saavutada selliseid eesmärke. Okei, võib-olla mitte päris lõpuni, aga põhimõtteliselt, eks ole. Et see on nagu üks pool. See tähendab seda, et meil ennast kuskile kirja panna ei ole mitte mingisugune küsimus, pigem vastupidi. Mida avalikum see on, seda parem. Kui Riigikogu seda ei tee, et üks asi, mida ma olen mõelnud, on see, et sellised lobiga tegelevad ettevõtted või inimesed võiksid ju ise sõlmida oma sellise hea tava kokkuleppe, et kuidas me käitume, mis on meie eetikanormid, mida me teeme, kus on meie punased jooned, mida me kindlasti ei tee. Ja kolmas, ütleme, selline probleem on see, et mille taha see on seni takerdunud, et kes see lobist on? Et nagu ma enne ütlesin siin alguses, et minu jaoks on ka Eesti Looduse Fond näiteks lobiorganisatsioon ja teisi selliseid organisatsioone on ju küll ja veel. Kõik valdkondlikud katusorganisatsioonid on lobiorganisatsioonid oma olemuselt. Advokaadibürood pakuvad seda teenust. Siis on küsimus ka see, et kas me registreerime kõik advokaadibürood või siis konkreetsed advokaadid, kes seal käivad. Et see nimekiri tuleks nagu ära defineerida, et selle taha on see hästi palju jäänud. Aga milline on üldse üks hea ja eetiline lobi? Läbipaistev, aus selles mõttes, et
me keskendume teemale, me ei keskendu siis persoonidele, eks ole, et me ei ründa inimest. Me oleme läbipaistvad oma tegevuses. Me ei rikku ühtegi seadust, noh, see niikuinii, eks ole, me toimime seaduse piires. Ja noh, oleme ka eetilised, on ju, et need on need tingimused, nendest me püüame lähtuda. Sest millest ka veel räägitakse, on see, et justkui nagu, et äkki lobist tegeleb liiga kitsa huviga, näiteks ainult oma ettevõtja huviga, aga kui see võib-olla ka laiemalt kogu sektorit parandab, kui üks ettevõtja läheb ja ütleb, et näete, et siin on mingid sellised bürokraatlikud ma ei tea, probleemid, mis on jäänud ajale jalgu, et läheb enda asja nii-öelda parandama, aga samal ajal kogu sektorit parandab, et kas need on nagu ka sellised kõige parem viis, kuidas ka läheneda võib-olla poliitikule? Jah, ikkagi see, et meil on tegelikult päris palju neid sektoripõhiseid katusorganisatsioone, mis siis on ühishuvi ja noh, kui suheldes ka poliitikutega, siis nende eelistus reeglina on kohtuda sektoriga, mitte siis konkreetse ettevõttega, kellel võib olla konkurendiga vastashuvid. Aga see, et lobist tegeleb aeg-ajalt kitsa huviga, see on ka täiesti elementaarne selleks, et ka näiteks sektoris sees on omavahel konkureerivatel ettevõtetel erinevad huvid. Ja versus siis erahuvi versus avalik huvi. Jah, siin tuleks võib-olla siis eristada sedasi, kui niimoodi nüanssidesse minna, et üks on lobi ja teine on eestkoste. Et lobi on siis see, mis tegeleb pelgalt erahuvi kaitsmisega, ettevõtete eesmärkide siis saavutamisega. Samas, kui me räägime eestkostest, siis see on sellise laiema avaliku huvi kaitse. Need ei pruugi olla ilmtingimata vastandlikud. Tihtipeale neid muidugi näidatakse niiviisi, et kuskil on rikas kapitalist ja siis on hea kogukond ja siis see esimene teeb teisele tohutult liiga. Et päris maailm päris nii ei ole. Nii et ütleme, see imidž on ka tegelikult hästi oluline, et selle lobisti imidž, et me peaksime seda siin ühiskonnas, Eesti ühiskonnas ka kuidagi muutma hakkama või et inimesed harjuksid ära, et lobisti töö on täiesti tavaline ja vajalik töö. Ma usun, et ütleme siis valitsuse, ja ma mõtlen siin võib-olla ka laiemalt, et valitsus pluss parlament, pluss ka tegelikult ajakirjandus, need inimesed, kes tegelevad selliste küsimustega ajakirjandusväljaannetes, mõistavad seda rolli või vähemalt näevad lobisti kui mingit vahendajat, mingit huvikaitset, eks ole, kes ajab ühe ettevõtte või sektori asja. Laiemalt on see muidugi ääretult raske küsimus, et me peame laiemalt veenma või selgitama inimestele väga mitmeid asju, et ma arvan, et see lobisti olemuse selgitamine rahvale on kindlasti vähem olulisem kui näiteks vaktsiinide tõhususe selgitamine rahvale, aga selles me jääme ka maha, on ju. Aga jah, et mida vähem me seda müstifitseerime, seda parem ja usun, et sellise inimliku näo andmine lobistile on nagu see tee, aga seal on muidugi meie enda teha ka, et raudhambaid meil pole ja mina väga ei kanna lipsu ka, nii et Ilge, kas te oskate nagu oma profipilguga öelda, et kus Eestis on toimunud näiteks hea lobitöö või et kus te olete näinud nagu, et ma ei tea, võib-olla ka mitte Eestis, see võib ka laiemalt olla, aga et jah, seal tõenäoliselt on tehtud lobi ja see on nagu olnud väga edukas ja see ongi muutnud midagi väga palju paremaks meil ettevõtluskeskkonnas või? See hea ja edukas ongi võib-olla natukene erinevad üksteisest, et edukas lobi, võtame siit ajaloost näiteks kunagi Uberi tulek Eesti turule, eks ole, mis ju täielikult tegelikult muutis meie takso transpordi korraldust, on ju. Et seal konkurentide ees müts maha, kes näitasid seda teha. Halva lobi näiteid on muidugi rohkem, eks ole, me sellest võimalikust lobist hasartmängu maksu puhul juba rääkisime, aga veel kord, ega see lobi tegemine on ikkagi selline ülesmäge ronimine kogu aeg, et tavaliselt
see regulatiivne kirg on suurem kui päriselt siis ühiskond või majandus kaasa jõuab minna. Kui me vaatame tegelikult üldse laiemalt maailma, et siis tundub, et selline väärtuspõhine maailm ongi asendumas sellise diilide põhise maailmaga, et kuivõrd ka maailma mastaabis praegu on näha, et vajadus lobistide järele suureneb. Jah, ma arvan, et see vajadus on endiselt sama, et lihtsalt on küsimus see, et milliseks see kujuneb. Et ma ei ole päris kindel, et kui me nüüd Donald Trumpi väimest vaatame, et ta on lobist selle heas mõttes, on ju, et dealbreaker või kes iganes, kuidas ta on, eks ole. Või kui me vaatame tema lähikonna rikastumist viimase mõne aasta jooksul, siis see on müstiline. Kas see on edukas lobi või on see midagi muud, see on nagu teine asi. Me ei tahaks seda väärtuspõhist maailma kuidagi nagu tegelikult vanniveega välja visata, et lõpuks, kui meil mitte midagi ei ole, siis meil on need väärtused, on ju, millest me lähtume. Aga lobistide vajadus, ma arvan, et see on sama. Lihtsalt küsimus on see, et kui me võtame näiteks USA näite, et need lobistid, kes on olnud vastasparteiga seotud, et kui palju neil nagu üldse seda võimalust on, et ega ju kuskil toimub see selline ma ei ütleks, et spetsialiseerumine, aga selline väga konkreetselt ühe parteiga seostamine ja see aeg-ajalt suleb neid uksi, on ju, et jah. Aga tuleme tagasi Eestisse, et meil on jälle Riigikogu valimised tulemas siin aasta aja pärast, et kas see on nüüd praegu see hetk, kus peaks eriti kõik ettevõtted, organisatsioonid ja nii edasi mobiliseeruma ja hakkama mõtlema just nimelt selle lobitöö peale rohkem, et praegu on nagu nii-öelda avatud aken. Aken on lahti, just. Kas kõik ettevõtted seda tegevad, ma ei ole kindel. aga selgelt, et need ettevõtted, kellel on soov oma regulatsioone mõjutada, jah, selleks, et praegu on see aeg, kus erakonnad valmistuvad, toimub ideekorje programmidesse. Programmid on, me võime mõelda, et need on sellised dokumendid, millega erakonnad hiljem mitte midagi peale ei hakka, aga tegelikult on see, et programmid on ikkagi koalitsioonilepingu aluseks ja kui midagi saadakse koalitsioonilepingusse sisse, ennekõike positiivselt ühe ettevõtte vaates, siis on ju suurepärane lobi tehtud. Või siis reeglina meil kipub olema muidugi niiviisi, et me tahame sealt midagi välja jätta, et jumala hästi tuleks. Aga jah, see aken on lahti, see aken on sisuliselt lahti ikkagi kuni järgmise valitsuse moodustamiseni, et selline intensiivne lobi käib ikka ka pärast valimisi, kui valitsust hakatakse kokku panema. Ja õnneks on ka viimaste valitsuste kokkupanemisel seda tava järgitud, on kutsutud osapooli juurde. Palju seal kuulatakse, on teine küsimus, aga vähemalt kutsutakse, võimalus antakse. Aga kes tahavad, kellel tunne on, et neid hakatakse kohe reguleerima või tunne on, et regulatsioon peaks ajaga kaasas käima, siis see on see koht ja aeg praegu tõesti. Mida nad peaks tegema siis praegu? Kõigepealt välja mõtlema, mida nad tahavad. Ja siis mõtlema välja selle, kuidas nad seda teevad. Et veel kord, et me enne rääkisime, et need sõnumid ei saa olla vastandlikud. Aga meil kandideerib Riigikogus väga kirju seltskond, väga erinevate maailmavaadetega. Et kuidas sellele kirjule seltskonnale oma seisukohti selgitada niiviisi, et nad tunnevad, et see on ka nende jaoks kas olulised teemad või vastuvõetavad teemad. Teil on praegu väga kiire aeg tööalaselt. On väga kiire. Aga selle kõige kõrval toimub veel ka kursus, mida läbi viite siin lobistiks 24 tunniga. Kes siis peaks sellest osa võtma, mis sealt täpselt saab sellelt koolituselt, kui sinna nüüd minna? Kiirete aegade kõige parem ravi on see, et tuleb oma aega planeerida. See kursus on meil sisuliselt kalendris juba eelmisest aastast. Ja tõsi ta on, et 25. märtsil see teine kursus meil algab.
24 tunniga, et eks ta on selline natukene kalambuur on ju, et ega meist keegi 24 tunniga ühtegi uut ametit ei õpi. Küll aga pakume me 24 tunni jooksul siis sissevaadet, et kuidas üks otsus võib sündida ja me oleme sinna kaasanud, eelmine kord kaasasime erinevate valdkondade inimesi, ettevõtjatest, poliitikutest, endistest poliitikutest, ajakirjanduseni välja. Ja teeme seda ka praegu, et see tagasiside eelmisest kursusest oligi see, et see sissevaade, kuidas mingi otsus sünnib ja miks mõni poliitik või miks mõni otsustaja võib mõelda just niiviisi, oli tähtis. Keda me siin ootamegi inimesi, kes vastavas valdkonnas oma ettevõttes või sektoris tegutsevad. Ükskõik kuidas, kas tema nimi on seal kommunikatsioonijuht, kas tema nimi on seal avalike suhete juht, kas tema nimi on seal regulatiivsuhete juht, kuis iganes, et või võib olla ka juhatuse liige, eks ole, mingitel puhkudel, et väga selgelt seal ei olegi sellist rolli defineeritud. Ja meie ülesanne on neile anda seda sisevaadet pigem, et loomulikult me räägime sellest, et mis on mingisugused tööriistad, et kuidas näiteks kaardistada või miks see kaardistamine on oluline, kuidas mõelda läbi oma argumentatsioon, oma teekaart, see on oluline. Aga kõige olulisem on ikkagi mõista seda, et kuidas seda vorsti tehakse ja mis sinna sisse läheb ja kuidas mina saan oma selle vorsti pekitükikese sinna sisse. Näete väga sageli seda, et tegelikult näiteks ettevõtted, võib-olla ka organisatsioonid ei oskagi, nad ei teagi ja neil puudubki elementaarne nagu info selle kohta, kuidas läheneda ja mismoodi üldse oma neid eesmärke ja viia siis võimulolijateni. Jah, seda näeme palju ja ennekõike võib-olla see peegeldub kõige paremini sellises lähenemises, et kui ettevõte ütleb, et aga las ma kohtun taga ja ma räägin talle, kuidas asjad tegelikult on, et las ma kohtun selle poliitikuga. Et mul on ju faktid, ma näitan, mis kõik juhtub. See lihtsalt ei tööta. Poliitikud ei huvita see. Poliitikud huvitavad faktid siis, kui need toetavad tema agendat. Et see on võib-olla kõige suurem selline väär arusaam või väär eeldus pigem. Aga mis siis töötab? Mismoodi selle poliitikule siis läheneda? Töötab pidev töö inimestega, see töötab. Loomulikult faktid on olulised, aga jällegi, kuidas sa neid fakte esitad, millal sa seda teed, et see protsess, kõige tähtsam mõista ikkagi seda protsessi ja kus koha peal need otsused sünnivad ja miks nad võiksid sündida ühte või teistmoodi. Et lihtsalt see, et las ma saan poliitikuga kokku ja las ma räägin talle, kuidas tegelikult on ja kui hea asi mul on. Ei toimi. Aga kui sulle eraldataksegi organisatsioonile ainult 20 minutit seal Riigikogus. Siis tuleb see 20 minutit maksimaalselt ära kasutada, aga veel kord, et üks asi on need sellised avalikud ametlikud kohtumised on. Teine asi on see, et tõesti pidev jälgimine, mida tehakse, suhtlemine, pidevalt suhtlemine, kas see on siis ametnike tasandil, kas see on poliitikute tasandil, kas see on ka minu meelest palgata endale lobist, eks ole, ja paluda tal neid asju aidata teha. Aga seda mõistmatust, kuidas üks otsus sünnib, seda on hästi-hästi palju tegelikult. Ja kui nüüd sinna koolitusele minna, siis tekib see teadmine, kuidas seda siis õigesti teha? Tekib raam, eks seda raami tuleb, igaüks peab ju sinna ise neid oma komponente panema, aga meie aitame seda ühest küljest raamistada, teisest küljest just see, et millest koosneb, miks otsustatakse, mis motiveerib ühe otsuse poolt või vastu olema. Nende mõistmist proovime pakkuda. Et kui ma sealt koolituselt nüüd välja tulen, et mille poolest ma siis rikkam olen, mida ma siis rohkem oskan? Ma loodan, et sa tuled sealt välja silmade särades, et see on nagu põhiline. Kogemuslood on need, mis on selle koolituse üks selline nagu selgroog ja nende lahti mõtestamine võiks olla see, mille poolest siis koolitusel osaleja on rikkam. Ja üks selline veel täpsustav küsimus, et kui kaua see koolitus kestab, kui palju ma siis oma aega pean selle jaoks varuma nüüd siin märtsis? No me oleme lubanud, et see kestab 24 tundi, mis on siis enam-vähem üks akadeemiline ainepunkt. Aga tegelikult on see niiviisi, et see toimub meil 3 nädalal.
ja alustame 25. märtsil, siis ta on 2-päevaste etappidega, sinna vahele jääb 1 nädal, kus on koolivaheaeg, et seal me siis ei tee. Ja tuleb arvestada sellega, et ühel kolmapäeva pärastlõunal tuleb tulla ja siis neljapäeva hommikupoolikul ja niimoodi siis 3 nädalat. Vahepeal, kui on mahti, vaadata ja lugeda juurde, et me pakume ka materjali, mida iseseisvaks tööks. Ja veel üks küsimus sel teemal, et teil, ma saan aru, ükskord on see juba toimunud, et kas sealt tuli ka midagi välja, mingisugune selline tähtsama võib-olla taipamine või mis osalejatel eriti silmi avas või mingi uus nüanss, mis nagu jäi silma, et inimesed olid, et vau, et võt selline asi on ka ja et ma selle peale ei olegi tulnud. Meie koolituses on kokkulepe, et kõik, millest me seal räägime, jääb sinna koolitusele, mis tähendab seda, et meie inimesed, nii osalejad kui esinejad räägivad avatud kaartidega. See on kindlasti hästi suur väärtus, et me ei pea rääkima ümber nurga, vaid otse. Saame öelda ka võib-olla selliseid emotsionaalsemaid ja isiklikumaid asju mõne inimese, mõne otsustaja kohta. Ja just see teadmine, et mis asi motiveerib ühte otsust langetama, miks poliitikud niiviisi käituvad, miks nad ei võta nädal aega telefoni, kui sa talle proovid helistada, miks ajakirjandus ühte või teist lugu soovib kajastada ühes või teise nurga alt, mis motiveerib eestkosteorganisatsioone pühenduma mingitele, võitlus on võib-olla halb sõna, aga millegi kaitsele näiteks, eks ole, või millegi läbisurumisele. Et mis need motiveerib, et selle mõistmine on hästi oluline. Kui kõrgel tasemel need esinejad seal on, kes siis seda informatsiooni ainult sellel koolitusel avatud kaartidega räägivad? No ainult tipud. Meil oli eelmine kord nii endiseid ministreid, veel tippajakirjanikke, sellel korral on meil esinejate hulgas endine peaministri büroo juht ja praegune Eesti Energia siis regulatiivsuhete juht Gerrit Mäesalu. Meil on loodan, et ma ei eksi, Eesti Ekspressis, Delfis arvamustoimetaja Erik Moora. Meil on Allar Jõks, keda vist väga laiemalt ei pea tutvustama. Ega neid eelnevaidki. Jah, ega neid eelnevaidki. Just nimelt meil on Külli Taro. Ma ise väga ootan tegelikult tema esinemist, et avada seda ametnike vaadet, et see meil eelmine kord jäi tegelikult natukene nagu unarusse. Ja Riina Sikkut on viimane poliitikavaade ka, et rääkida sellest, et kuidas siis poliitik tajub lobi või siis mingisuguse asja ajamist ja tema peab olema selle keskmes ja seda vastu võtma. Tundub ülipõnev. Aitäh selle vestluse eest ja kellel siis vähegi on aega ja huvi, siis tundub küll väga intrigeeriv ja huvitav koolitus, millest osa võtta. Nii et tänud ja aitäh! Aitäh!